Tšau sõbrad ja käes on 10. september, esmaspäevane päev, kell on 6:30, mina olen Helsingis ja minu suund on Vantaa lennujaama poole. Kuhu? Sellest hiljem. Nii, turvakontroll on ilusti droonide, kimbalite ja näpakatega läbitud. Täna on siis selline uudis, et mina lendan üksi. Ja kuhu see selgub natukese aja pärast. Ja kus on Marianne Aleksander, selgub ka veel natukese aja pärast. Mul on vähem kui tund aega, et jõuda järgmisel lennul, nii et kiiruga. Tänane teine lend on tehtud, mis kestis 13 tundi ja kell on alles 7, ehk siis väike aimdus sellest, kuhu poole ma lendan. Aga nüüd seisab ees 3 tundi pausi ja siis päeva 3. lend. Nii, kell on kohaliku aja järgi kell 10 ja ma astun oma tänase päeva 3. lennu peale, milleks on lendude vahel nii vähe aega, et ma jõuan nibin-nabin järgmise lennuki peale kogu aeg. Ma ei jõua mitte kuskilt läbi käia, ma ei jõua mitte midagi süüa. Ja see kuumus, mis siin on, niiske kuumus. Aga ma endiselt ei ütle, kus ma olen. Kuidas tunne on? Väga õige, pusa. Esindan firmat. Ja. Magab. Ja kui te ei ole veel aru saanud, siis Eleri istub valel pool. Jop. Ja mina jõudsin Austraaliasse. On nii soe, kui arvasid või? Ei, väga külm on. Väga külm on.
Sööma. Ja märkamatult saigi minu esimene päev läbi. Ma ei tea, miks ma ei filminud, kuidagi niimoodi sujus kõik. Aga jaa, mina olen siis Pertis Austraalias pärast 30 tundi ja 4 erinevat lendu. Miks ma olen siin üksi on see, et nüüd ma jõuan üksi majandades natuke kiiremini ajada kõik paberimajanduse korda. Ja siis 3 nädala pärast liituvad minuga Marianne ja Aleksander, kui on siis tööpaigas, korterpaigas ja kõik sellised asjad tehtud. Ja väga äge on. Sellest suhtes väga põnevad asjad ootavad meid ees ja kindlasti võtame teid kõiki kaasa. Et Austraalia on meie esimene peatus ja mis edasi tuleb, eks seda ole näha. Aga nüüd mina olen magama ja homme näeme. Ciao!